Tere teile kõigile siit Läänemaalt, et olen Hele Leek, olen selle maakonna terviseedendaja nii-öelda vana kala juba. Aastast 12 aastat olen siin terviseedenduse projektide juht ja näinud nii mõndagi, teinud nii mõndagi. Mul on hästi palju käsi ja hästi palju jalgu ja hästi palju toredaid sõpru, kellega me oleme püüdnud seda terviseedendust siin maakonnas vedada. Maakonna terviseedendust koordineerib Lääne maavalitsuse juures olev turvalisuse teemakoda. Turvalisuse teemakojas on 14 liiget ja need on väga mitme erineva koostööpartneri esindajad. Ja täna ongi mul hea meel teile kõiki neid tutvustada ja me oleme teile rääkimas, miks mõnigi tervisenäitaja või mõnigi olukord on meil Läänemaal just nii, miks on halvasti ja mis on hästi ja mis võimalused meil on seda parandada. Miks on Läänemaal hea elada? Sest siin lihtsalt on hea elada. Ümberiga on head inimesed, mõnus mereõhk. Sellepärast on Läänemaal hea elada. Siin on hea elada. Meil siin Läänemaal on kõik suured ja olulised asjad kirjas maakonna arengustrateegias. Meil on 10 arendusvaldkonda. Üks nendest on turvalisuse teemakoda. Me peame seda väga oluliseks ja meie maakonna logo on turvaline pesapaik. Lennake siia! Lääne maakond on alates 2010. aastast F-Community liige. Lääne maakonnal on oma sotsiaalvaldkonna arengukava, Lääne maakonnal on oma hooldus-õendusabivõrgu arengukava, Lääne maakonnal on terviseprofiil, Lääne maakonnal on 2012 eriti edukas aasta, sest äsja avati Haapsalu lastekodu 5 peremaja. Täna oli sarikapidu erihoolekandekeskuse loomisel Ridala valda ja sügisel saab valmis hooldus-õenduskeskus Delagardi lossis. Nii, et kui ma nüüd vaatan seda terviseprofiili siin, siis need punased pallikesed, need on, mis meil annaks paremaks teha. Ja need rohelised on need, mis tunduvad teistega võrreldes just nagu oleks paremad, siis tegelikult paneb mind mõnigi roheline pallike muretsema hoopis. Et kui ma vaatan siit tore roheline pallike, suitsetajaid on meil rahvastikust väga palju vähem kui Eestis keskmiselt. Ja siis on meil siin kõrval üks punane pallike, raseduse ajal suitsetajad. See on üks hirmus murekoht. See tähendab seda, et need naised, kes meil lapsi saavad, need pered, kuhu lapsed tulevad, need algusest peale ei ole päris nii head kui keskmine Eesti pere. Sest suitsetamine näitab tervisekäitumise suhtes päris palju. Kuidas oma tervisesse suhtutakse, see tähendab, et seal peres on see täiesti läbi mõtlemata asi. Ja see on üks koht, mida me võib-olla saaksime parandada, sest enamast punkte me siin väga kergelt parandada ei saa. Aga me saame siin haiglas tegelda rasedate naistega ja nende suitsetamisega ja sellega me vaeva näeme ka. Ja meie tubli ämmaemandal on siin mõned võidud ka ikka, et mõned rasedad on suutnud suitsetamise ära lõpetada raseduse ajal. Mõned kahjuks hakkavad pärast uuesti. Aga lapse tervise seisukohalt on suur võit isegi see, kui ta on dokumenteerinud, et päris ilma ei saa hakkama 1-2 suitsu päevas eelmise 20 asemel. Siis on ju hästi. Läänemaa isikuvastaste kuritegude arv on tõepoolest päris kõrge. Aga see ei tähenda seda, et Läänemaa oleks kuidagi eriliselt vägivaldne või siin elaksid väga vägivaldsed inimesed.
pigem on see, et kõik vägivalla kohta saabuvad teated registreeritakse ja igasuguse vägivalla kohta me alustame menetluse. Ma arvan, et põhjus ongi seal. Selleks, et kõikvõimalikke süütegusid vähendada, osaleb politsei hästi paljudes erinevates projektides. Me oleme kõikvõimalike koostööpartneriga teinud alaealistele väga palju projekte ja samas veame ise ka projekte ees. Et meie eesmärk on ikkagi see, et võimalikult palju mõjutada noori inimesi ja enamus projektid ongi suunatud just lastele ja noortele. Liiklusõnnetustes hukkunute arvu järjekordse kasvu taustal Eestis saab vastupidist tõdeda, et liiklusohutusalane töö ja järelevalve on Läänemaal jätkuvalt vilja kandnud. Selge pikaajaline tendents, liiklusõnnetuste ja hukkunute vähenemise tendents on olemas. Lähiminevikus paistavad aastad 2007 ja 2008 silma Läänemaa jaoks tavapärasest suuremate hukkunute arvuga, vastavalt 8 ja 9 hukkunut, millest enamuse põhjustasid joobesjuhid. Seevastu 2 järgnevat aastat, 2009 ja 2010, on piirdunud 2 liikluses hukkunuga. Tendents liikluses hukkunute arvu vähenemisele on jätkuvalt edukas. 2011. aastal ei olnud ühtegi liikluses hukkunut. Sellist tulemust ei saavutanud 2011. aastal peale Läänemaa ükski teine vabariigi maakond või linn. Liikluskäitumine on paranenud kindlasti tänu ennetustööle, et siin suur tänu ka meie koostööpartneritele, Politseiametile, Päästeametile ja maakonna turvalisuse teemakojale. Et kui rääkida Maanteeameti poolt korraldatud projektidest, siis noortele ja õpetajatele suunatud siis ennekõike selge pilt ja ka õpetajate koolitus, õpetaja roll lasterühma saatjana. Lastele sügisel kindlasti mustanuku katsed, suvel kampaania Sõida kaine peaga. Ja praegu ka käib vigurvent. Tegelikult on ju õnnetuste arv vähenenud ja hukkunute arv ka vähenenud. Aga inimestel on hästi palju tegemist, nendel on hästi ohutunne nõrgenenud. Kõigil on hästi palju tööd ja tegemist. Unustatakse, et õnnetused juhtuvad siis, kui seda kõige vähem oodatakse. Ja enamik tuleõnnetusi saavad alguse hooletusest ja ebaõigest käitumisest. Meil on erinevaid projekte igale vanuseastmele ja koolitame kõiki, kes meiega koostööd teha soovivad. Praegu on kaasatud ennetustöösse ka vabatahtlikud päästjad ja tähelepanu on ikkagi pööratud kodusele tuleohutusele. Üheks koostööpartneriks on Haapsalu kolledž. Oma pikaajalise töökogemuse tõttu tean, et mitmed terviseprojektide mõju on lühike ja tulemust ei ole. Aastal 2008 me lõime sellise õppekava nagu tervishoiu õppekava pakub mitmeid erinevaid vajalikke kompetentse tervisespetsialistile. Tervisejuht õpib siin piisavalt uusi teadmisi, kuidas nõustada inimesi, kuidas nad peaksid liikuma, kuidas nad peaksid toituma, nõustab omavalitsusi, kuidas peaks korraldama tervisepoliitikat, tegema erinevaid terviseprogramme, et inimesed oleksid terviseteadlikumad. Käiakse koolides, käiakse lasteaedades ja teistes haridusasutustes. Täna õpib meil kolledžis 60 tervisespetsialisti. Meil on õppima oodata nii noori kui juba ka täiskasvanud õppijad. Tervisejuhid on koostanud maakondadele ja omavalitsustele terviseprofiile, vigastuste analüüse, teinud erinevaid kampaaniaid korraldanud. Nende kasu ja abi on väga tänuväärne. Tervisejuhiks saab õppida 3 aastat. Tervisespetsialist on oodatud igasse asutusse, ettevõttesse. Meie koostööpartnerid on erinevad spaad, haiglad, koolid, omavalitsused
kes esitavad meile soove erinevate ülesannete läbiviimiseks. Tulge kõik Läänemaale!